Üleeile lugesin artikli, kus oli kirjas, et Jumalasse uskuvate ameeriklaste osakaal langes rekordiliselt madalale. Kui ma lugesin selle artikli läbi ja nägin, et 81% ainult 81% ütles, et nad usuvad Jumalasse, ma mõtlesin, see on mingi trükiviga. See on päris kõrge arv. Aga seal oli graafik, nägin, et 5 aastat tagasi oli 90% ja siis tõesti kõige madalam. Aga hakkasin mõtlema, kui see arv on õige ja me kuulame, kui on levinud näiteks pornograafia, vägivald, maffia, kuigi maffia see on pigem teise kristliku riigi laps Ameerikas, siis see tähendab, et sellega tegelevad usklikud, võib-olla kristlased inimesed. Ma ei taha halvustada Ameerikat. See puudutab kõiki riike. Mis see tähendab? No see on selge. Inimene käib kirikus, võtab vastu armulauda, palvetab, kuulab Jumala sõna pühapäeva hommikul, aga pärast hakkab tegelema just nende asjadega. Miks käimine kirikus, miks meie usk ei tee niimoodi, et inimene hakkab elama teistmoodi, nii nagu on kirjas Piiblis? Võib-olla sellepärast, et kristlus on paljude ka meie jaoks on lihtsalt mingi kultuur, mingi traditsioon. Teate, käin täna teatris, homme lähen Beerhousi, aga pühapäeva hommikul lähen kirikusse. See samal tasemel. Võib-olla on niimoodi, et ma ei suhtu tõeliselt sellesse, mida Jeesus Kristus tahab mulle öelda. Mis on meie jaoks näiteks armulaud? Pühapäeval oli Kristuse ihu ja vere kiriku suurpüha. Kas see on ka mingi osa kultuurist, mida ma pean vastu võtma? Vaadake, kui oli vaidlus 2 aastat tagasi, kuidas võtta vastu armulauda käele või soole, nagu teatris. See peab olema ilus. Aga kas midagi toimub minus, kui ma võtan vastu armulauda? Mis see tähendab armulaud minu jaoks? Võib-olla tõesti see on mingi kultuur, traditsioon ja mitte midagi ei toimu minu sees, minu vaimus. Võib-olla keegi tahab öelda, et see on nagu meie toit, meie rännakul igavesse ellu. Nagu evangeeliumis. Aga mulle väga meeldib veel üks tähendus. See väike hostia, väike leib, see on nagu aken teise maailma. Kui ma võtan vastu, ma hakkan elama kuskil mujal. Muidugi füüsiliselt ma elan siin maa peal, aga tegelikult minu vaim hakkab elama kuskil mujal. Ja siis ma hakkan nägema, et need väärtused, mis on väga tähtsad selles maailmas, mis on võib-olla väga vajalikud minu elamiseks, ei ole tegelikult isegi siin maa peal minu jaoks nii tähtsad, sellepärast et ma elan teises maailmas. Kas ma proovin saavutada seda? Kas ma tahan elada selles maailmas? Või pigem võtan vastu, ilusasti ütlen aamen, aga pärast unustan seda. Elan nagu elasin enne seda. Hakkan tegelema oma asjadega ja mitte midagi ei toimu minu hinges.